Möödunud nädalal me sõlmisime uue naabrivalve piirkonna lepingu ja uus piirkond tuleb siis Muugale ja see jääb Maardu linna. Ma küsingi algatuseks seda, et kust teil see mõte tuli üldse, et naabrivalvega liituda, et kas teil oli seal varasemalt vargusjuhtumeid või mis teid ajendas? Üldiselt oli nagu suht rahulik, aga mulle lihtsalt see, et oleks mingi põhjus nagu naabritega nagu rohkem suhelda, et me ehitasime uue maja sinna, et meil vanem oli suvila seal nagu väga vähe nagu tere võib-olla ütlesime ainult naabritele. Ja nüüd kolisime päriselt sinna ja siis mõtlesime, et võiks nagu mingi seos või põhjus võiks olla nagu. Kusjuures see on jah, viimastel aegadel on päris palju välja tulnud, et just nii-öelda sellise sotsiaalse kapitali loomiseks, nagu seda naabrivalve piirkondasid ka luuakse, sest tegelikult ju viimased 10+ aastat on olnud, vargused on olnud langustrendis. Ma vaatasin, et teie piirkonnast liitus 4 majapidamist, et kas teil ongi selline 4. grupp või osad ei olnud valmis liituma? No neid tänaväärseid naabreid on 6 põhimõtteliselt, et üks maja on hetkel müügis ja üks ei soovinud liituda, aga mul on plaanis, et seda piirkonnas laiendada, et meil on nagu teised pool naabrid on ka, et me oleme nagu sisekvartaliselt ümber on mingi 8 või 10 sellist majapidamist. Aga siis, et see põhiline motivaator või trigger oli see, et naabril läks kuur põlema mingi paar nädalat tagasi. Et see mõte nagu liituda oli juba mingi paar kuud, aga see on maja mingi ehitusasjadega nagu on tegemist kogu aeg olnud. Jah, meil kõige pikem selline mõte, mis naabrivalve piirkonna loomise ja teostuse vahele on jäänud, on 10 aastat. See on üks Raplamaal asuv piirkond, et nad ütlesid, et 10 aastat see mõte keris peas ja siis lõpuks otsustasid, et teevad ära. Aga mis teil nagu see ootus on, et ühelt poolt on küll see, et seda nii-öelda sotsiaalset kapitali luua seal, et naabritega paremini tuttavaks saada, aga mis seal veel selline mõte taga võis olla? Teine aspekt on, et kohaliku omavalitsuse ja politsei Päästeametiga oleks ka nagu võib-olla mingisugune, et enam-vähem, et kui midagi juhtub, et siis nagu ei pea hakkama mõtlema, et mis ma nüüd teen, vaid ma teaks, mis teha tuleb. Et mul oligi, et meil, kui see kuur põlema läks, ma helistasin 112, aga naaber on nagu seal teise tee ääres ja ma ei osanud öelda, mis see aadress on. Ja telefoninumbrit ka ei olnud ja siis mõtlesingi, et nagu peaks nagu ümbruskonna ära kaardistama, et siis see tundus nagu mõistlik formaat. Aga on teil plaanis ka mingisuguseid koolitusi seal korraldada turvalisuse teemal, et me ka naabrivalve läbi pakume siis selliseid koolitusi, et kuidas seda elukeskkonda veel turvalisemaks luua ja me tavaliselt siis kaasame sinna ka politsei ja kui kohalikust omavalitsusest keegi tahab tulla, et samamoodi on oodatud. Mõte on jah, et mõtlesin, et ma vaatame, et kui saab mingi 10 kokku juba, et siis võib teha koolituse, materjalides on ka enam-vähem just nüüd olemas, mingi ülevaate saab. Meil on niimoodi, et iga majapidamine saab siis kaasa ka endale ühe sellise väikese infomapi ja lisaks on siis mapi vahel on ka selline kollane naaber valvab kleebis, mille saab siis kas postkastile või väravale või uksele panna ja see eristab siis teie need majapidamised sellest piirkonnast, kes on konkreetselt liitunud. Lisaks nendele naabrivalve plakatitele, millega te saate oma piirkonna ära tähistada.